Sügisesel ajal, kui levib palju viiruseid ja baktereid, mis on meie tervisele ohtlikud, on oluline teada, kuidas ennast kaitsta. Külmetuste ja viiruste hooaeg, võib öelda, on sisuliselt juba käes, et üks väga oluline tervist ja immuunsüsteemi turgutav selleks ajaks on tegelikult probiootikumid. Paljud inimesed küll teavad, et probiootikume võiks võtta siis, kui on kõhuprobleemid, seedehäired või kui oled läbinud antibiootikumikuuri, aga mida paljud inimesed ei tea, on näiteks see, et 70–80% meie immuunrakkudest elutseb just nimelt soolestikus. Et probiootikumidel on tegelikult väga palju üllatavaid ja tervisele ääretult kasulikke omadusi. Näiteks ilma probiootikumide toodetavate ühenditeta ei suudakski inimese organism üldsegi toimida. Missuguseid aineid probiootikumid organismis toodavad? Mis need täpsemalt on? Teaduslikus kirjanduses nimetatakse neid postbiootilisteks metaboliitideks, aga et nüüd väga keeruliseks nende terminitega ei lähe, siis ma nimetan lihtsalt mõned, neid on muidugi tuhandeid, aga olulisemad näiteks kõik või enamus B-grupi vitamiinid, K-vitamiin, siis orgaanilised happed, millel on teatavasti toime balansseerida soolestiku pH-d, siis on mitmed ensüümid, aminohapped, lühikese ahelaga rasvhapped, sealhulgas näiteks üks, mida võib-olla kõige rohkem teatakse, on võihape, millel arvatakse olevat lausa vähivastane toime. Aga mis siis juhtub, kui postbiootilisi aineid meie organismis on liiga vähe? No tegelikult see algab juba sellest, et kui meil bakterite tasakaal soolestikus häirub, seda nimetatakse dysbioosiks, mis tähendab siis seda, et meil on häid baktereid vähem kui on halbu baktereid ja otse loomulikult häirub siis ka nende postbiootiliste eluoluliste ühendite tootmine. Aga kui me nüüd räägime siis doktor Ohirast, siis tegelikult erinevaid probiootikume on ju väga palju ja aeg-ajalt võtab ikka silma kirjuks, et missugust valida. Doktor Ohira tooted on siinkohal mõnevõrra erinevad. Me isegi nimetaksime neid pigem postbiootilisteks toodeteks, milles on piimhappebakterid ja prebiootikumid. Et kuna doktor Ohira Deluxe, seesama toode, on toodetud 5 aasta jooksul, mis tähendab siis seda, et selle toorainet, kõik looduslikku päritolu Jaapani taimed, seened, vetikad on kenasti kokku korjatud ja pandud 5 aastaks käärima koos 12 erinevat tüüpi piimhappebakteriga. Ja kogu selle 5 aasta jooksul on need bakterid seal tootnud neid samu eelpool mainitud postbiootilisi ühendeid, mis teeb siis sellest tootest tegelikult ääretult efektiivse toimega postbiootilise vahendi. Kui inimene on pikka aega olnud dysbioosis ja tal on neid ühendeid organismist puudus, siis tegelikult selle ühe kapsliga saab inimene kohe endale vajalikud toitainete varud ja ta saab endale ka piimhappebakterid, kes siis organismis asuvad neid postbiootilisi ühendeid pärast edasi tootma. Ja kui nüüd meie vaatajatel tekkis ka soov oma organismi turgutada, siis kust need tooted leiavad? Aga palun, kõik on teretulnud uudistama www.ohira.ee. Kuigi immuunsuse tugevdamiseks on väga suur valik erinevaid toidulisandeid, tasub valida just see, mis on kõige efektiivsem.